23. septembril toimus TTÜ Virumaa kolledžis prototüüpimise infopäev kõigile ettevõtlikele ja oma kätega meisterdada soovivatele kooli- ja üliõpilastele. Infopäeval räägiti, miks peab igaüks oskama prototüüpe teha ja testida, kuidas ideed ette valmistada, kuidas testida, kas idee on hea ja kas sellega tasub edasi liikuda ning mida teha siis, kui idee on teenus ning seda ei saa välja printida. Samuti oli võimalik saada teada, kuidas teha prototüüpe 3D printeri abil ning kuidas jõuda oma ideest 3D prinditud prototüübini. Päeva lõpus arutati, kuidas leida uusi ägedaid ideid, mida prototüüpida või mil moel saaks mõne juba olemasoleva nutika idee päriselt ära prototüüpida. Prototüüpimise infopäeva eesmärk on kutsuda noori üles olema ettevõtlikud, midagi ise oma kätega meisterdama ja miks mitte looma tulevikus oma firma. 3D printers on meil siin välja pannud 3 erinevat 3D printerit. Kolledž omalt poolt pakub kooliõpilastele ja üliõpilastele vaadata erinevaid väikeseadmeid ja ka päris tõsiseid reaalseid tööpinke. Nii täisautomaatjuhtimisega tööpinke kui poolautomaatjuhtimisega tööpinke. Ja selle prototüüpimise infopäeva mõte ongi siis tekitada huvi ning hiljem kooliõpilastel ja ka üliõpilastel on võimalik registreeruda kursusele, mis kestab siis oktoobrist kuni detsembrini, kus siis koos professionaalsete juhendajatega on võimalik kõikidel soovijatel ise valmistada prototüüp. Selleks me viime nendega läbi erinevad koolitused, õpetame 3D modelleerima, õpetame neid tööpinke kasutama ja hiljem rühmatööna nad saavad oma ideed realiseerida. Prototüüpimise tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist tegevuse piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks projekti Ida-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm raames.